Tere tulemast Best Wine'i veinipoodi siin Harju tänaval. Best Wine'iga mina, Ilo Pilve, olen tuttav juba sellest hetkest, kui nemad alustasid veinimüüki Eestis ehk siis aastast 2007 ja mul on olnud võimalus neid veine müüa erinevates restoranides. Hetkel olen siis Pädaste mõisa ja Nehvi sommelier, kus meil on müügis ka detsembrikuu jõulukuine vein Vino Nobile di Montepulciano Riserva. Tootja nimeks on Il Conventino. Tootja on väga tore, mina ise eelistan alati pigem peretootjaid, väiketootjaid suurtele, sest ma leian, et nad näevad ilmselt rohkem vaeva ja panevad oma kirge veini sisse rohkem kui suured brändid ja seda kõike ilmselgelt on ka veinidest tunda. Vein ise on siis pärit Toskaana piirkonnast, mis on ilmselt üle maailma kõige rohkem tuntud Itaalia veinipiirkondadest, võib-olla mitte just Vino Nobile poolest, oma siis Chiantide poolest, aga Vino Nobile on kindlasti oma Noblit nime väärt. Et vein ise on siis tehtud põhiosas Sangiovese marjast, kasutatakse ka 15% muid kohalikke sorte. Ja tammevaadis on teda hoitud siis suurtes vaatides kõigepealt 30 kuud ja pärast seda pannakse seda väiksesse vaati 6 kuuks. Mitte Riserva puhul nad siis väikest vaati üldse ei kasuta, ehk tootja ilmselt tahab anda rohkem edasi veini olemust ennast, kui siis seda vaadiga ilustada ja seal muid noote juurde anda. Et tal on siis jah oluline, et tuleks välja veinist terroir ja veini marja olemus ise. Tootja on, see on ka pudelil näha, siin all väikselt. Esimene oma piirkonnas, kes siis valmistab veine bioloogilisel meetodil. Ehk see tähendab siis meie jaoks seda, et kasutatakse võimalikult vähe keemiat marjade korjamisel ja pudeldamisel kahjuks kuigivõrd peab seda tegema, et muidu me ei saaks olla kindlad, et iga pudel, mis me ostame ja ära tahame juua, on ka joodav. Et kuigivõrd tuleb seda teha, aga siin on seda tehtud minimaalselt. Et seetõttu usun, et kõik jõulupeod lõpevad parema meeleolu ja hommikul vähesema peavaluga. Nii see tavaliselt on. Aga vein ise siis, kui teda vaadata, aastaarv on 2006 ehk siis suhteliselt küps. Kui ma need kuud ära mainisin, siis on selge, et enne 3 aastat pärast korjat seda veini kuskilt osta ei saagi. Ehk siis väga toorest veini ei paku meile keegi, aga 2006 puhul on siin juba näha värvis kerget sellist terrakotta nooti, ehk vein ei ole enam veripunane, vaid kergelt pruunikas, tähendab siis üsna küps juba ja valmis joomiseks. Lõhnas on siin tunda kindlasti tumedaid marju, küpset ploomi, võib-olla pisut nahka, animaalsust nagu veiniinimesed ütlevad, aga siin puhul ma ütleks heas mõttes animaalsust. Ja vaatame maitse ka üle. Vein on siis keskmise täidlusega, tanniini on siin tunda, aga tanniinid on juba tänu sellele küpsusele pehmed, joodavad. Kindlasti on ta siiski toiduvein, et või kes armastab muidugi paksu ja tanniinset veini niisama juua, siis ei ole keelatud, aga siia juurde võtaks ampsu liha ka. Et mina isiklikult sööksin siia kõrvale kõiki punaseid lihasid, umbes meediumina küpsetatud. Et kui vein oleks noorem, siis võiks olla see liha ka toorem kui meedium. Vanema puhul siis meedium pluss küpset liha päris ei soovita naguni.
Ja lisaks punastele lihadele, mis on siis ka muidugi punased, aga väiksemad ulukid oleksid ka okei siia juurde. Väga meeldiv vein ja igati jõululik, et jõulude ajal süüakse ju palju liha, ma arvan, et sobib teie jõululauale imekenasti. Meie eelmise kuu küsimus oli, et milliste viinamarja sortide ristand on Alicante. Õige vastus oli siis 2 viinamarja sorti. Need on Petit Bouschet ja Grenache Noir. Õigesti vastasid mõned veel, aga võitjaks osutus Andres Siem. Palju õnne! Ja järgmise kuu küsimuseks oleks, et mis tähendab eesti keeles otsetõlkes Brugnolo Gentile?